Ja täna ma olen ikka super elevil meie külalise üle, sest Elina on selline inimene, kellega kohtumist ma alati ootan, kes paneb mul alati silma särama ja kes on lihtsalt ise nii positiivne ja armas ja tore. Nii et Helinast, kes veel ei tea, siis Helina on füsioterapeut ja ta on töötanud siis Tartu Ülikooli kliinikumis neuroloogia osakonnas ja nüüd AJK kliinikus, kus siis ta aitab klientidel vaimset tervist hoida ja edendada ja igasuguseid skeleti lihassüsteemi probleeme leevendada. See oli küll keeruline sõna, sain hakkama. Ja tegelikult paljud on ilmselt Helinat näinud vilksatamas ka seoses Eduakadeemia, teadlikult õnnelik mina kogukonnaga siin ja seal ja taustalt kohe vihjed ka, sest seal on ta ka väga aktiivne ja hoolitseb, et kõik toimiks. Aga lisaks sellele Helinal on ka lapsed ja neid on lausa 2 ja need on väga väikesed. Nii et selles mõttes on ta super eeskuju, kuidas teha ettevõtlust, kuidas kasvatada lapsi. Ma tean, et neil on mehega väga lahe suhe ka, et kuidas seda hoida ja kuidas seal juures veel iga kord nagu nii kena ja nii särav ja nii rõõmus ja nii optimistlik välja näha, et minu jaoks on see täielik müstika. Aga õnneks meil saab see müsteerium täna lahenduse. Sest Elina jagab meiega oma ägedaid nippe ja trikke ja häkke, et kuidas siis ikkagi väikeste laste kõrvalt seda kõike teha, on meie kõigi suur küsimus. Nii et Elina, stage is yours ja kõigepealt äkki sa tead, et kuidas sa üldse jõudsid siis ettevõtluseni ja miks sa oma väikse 200 lapse kõrvalt selle ettevõtlusega tegeled? No tere ka minu poolt, issand, see oli nii armas sissejuhatus, aitäh Annika sulle. Kohe panen punastama, aga näed, see on nagu sellest kruusist tuleb tegelikult see punastamine, ei punasta. Aga ettevõtlus on selline väga põnev asi, et ma lihtsalt kobistasin selle otsa. Ma üldse ei arvanud, et minust saab ettevõtja, üldse ei olnud plaanis ja mind pandi reaalselt fakti ette, et ma saaksin koostööd teha Eduakadeemiaga, siis ma pean registreerima ära enda ettevõtte. Ja nii idülliline see algus oligi, et mind lihtsalt pandi fakti ette, Brett võttis mulle arvuti kõrvale, nii Helina, mis on nimi, nii, siin on see, pane linnuke sinna, põmm, okei, ja sul on ettevõte olemas. Siis ma olin, ahah, okei, mis nüüd edasi? Siis toimetad edasi, nii nagu toimetad, vahepeal teed lihtsalt arveid ja siis näed, kuidas raha tuleb ja nii ongi. Ja sealt kasvas siis üle see, et minu sisse hakkas kasvama ettevõtja mentaliteet. Et ma hakkasin nägema seda ilu ettevõtluses, seda vabadust ja seda küllust, mis ma saan ise endale luua. Et ma ikka enne olin täiesti palgatöötaja mentaliteedis. Ma olin füsioterapeut, mõtlesin, et mulle meeldis mu töö ja mulle jätkuvalt väga-väga meeldib, aga midagi kogu aeg näris, vaikselt näris, et kas see on kõik. Ja õnneks me pärast räägime vist raamatutest ka, siis ma komistasin ühe raamatu otsa oma teel, nagu kõik on välja mõeldav, Marie Forleo-poolt ja see sõna, mis ta enda kohta ütles, hästi kõnetas mind, et ta on multi-passionate person, ehk siis ta on inimene, kellele meeldivad erinevad erialad ja erinevad tegevusvaldkonnad. Et ma ei pea ennast defineerima läbi ühe asja ja sealt edasi ma sain aru, et hirm läks põlema, kõnetas mind ja siis sealt edasi tegelikult kõik hakkaski lahti rulluma ja ma nägin võimalusi ja kui sa näed võimalusi, siis need võimalused tulevad ja uksed ja aknad avanevad. Nii lahe ja mulle meeldib Elina juures see, kuidas ta kuidagi nii kergusega sa teed seda kõike, ja tegelikult mulle tundub, et see ongi, et kui me teeme asju kergusega ja rõõmuga, siis tegelikult need uksed avanevadki. Et see on ülilahe. Ja mulle meeldib kergus ja minu jaoks raskus oli juba see, kui ma tundsin 2 nädalat, et ma ei suuda, et mulle ei meeldi see töö enam. Ehk siis neuroloogia osakonnas ma mingi hetk tundsin, et 2 nädalat oli minu jaoks piinade piin ja
kui see 2 nädalat sai läbi, siis ma andsin lihtsalt lahkumisavalduse ja ütlesin, et tšau, oli tore, ma võtan kõik tänutundega siit kaasa ja nüüd on aeg edasi liikuda. Et ma ei ole selline pikk kannataja, et ma liigun väga kiiresti edasi ja ma usaldan väga-väga tugevalt elu, et kui ma panen mingi ukse kinni, siis tõesti avaneb 10 akent mulle. Vot nii. Siis mina või Annika hangus ära? Annika vist. Igatahes ma panen edasi. Ma panen siis hooga edasi. Sind on ilusti kuulda. Super, aitäh. No nii, ja, aga ma ei tea, lähme edasi. Ehk siis ettevõte on juba 4 aastat olnud ja toimetan siis erinevates valdkondades ja enam ei näe ette, et kuidas ma saaksin üldse töötada niimoodi, et ma töötaksin 9-5 või 8-4 ja puhkaksin ainult 28 päeva. Vot see oli minu jaoks see murrangu koht, kus ma sain aru, et mul on vaja oma ettevõtte viia sellesse faasi, kus mul on vabadus olla lastega kodus nii kaua, kui ma tahan ja puhata ja mängida nendega täpselt nii kaua, kui ma tahan ja reisida täpselt sinna, kuhu ma tahan. Ja siis nüüd ma saan aru, et vaikselt vist nagu ongi juba see realiseerunud, et kui nüüd 6 nädalat olime lastega kodus järjest ja saingi aru, et mitte midagi ei juhtunudki. Ja nüüd varsti lähme uuele reisile ja siis talvel oleme 2 kuud enamasti vedame täis. Saan ka aru, et aga mitte midagi ei juhtugi ja nüüd ongi juba nagu käes see hetk, kus saabki nautida selle ettevõtluse neid vilju. Vot nii. Aga ma saan aru, et me liigume edasi füüsilise ja vaimse tervise peale ja ma võtan lihtsalt otsad üle siit. Nii. Räägime siis sellest, et enamasti see murekoht emadel on see, et ma vist ei liigu piisavalt palju, tahaks rohkem liikuda ja et kuidas saavutada seda kehalise aktiivsuse regulaarsust ja kuidas saavutada ka seda head vaimset eneseolu. Nii. Alustame sellest, et ma paneks tegelikult nüüd teid. Tere Annika, tere taas! Mul juhtus selline huvitav asi, et lihtsalt arvuti pani pildi tasku, kui kakku oli täis. Ei oska kommenteerida, järsku olite kõik kadunud, aga hea, et Helina oli co-host, et saite edasi. Ja, ma rääkisin natukene, et mis siis on juhtunud, et mis siis on saavutatud selle ettevõtlusteekonnal ja siis nüüd ma ütlesin, ma ei tea, hakkame siis teemast ka rääkima päriselt. Kuule, aga küsi oma esimene küsimus, mis sa tahtsid tegelikult küsida ettevõtluse või tervise teemal? Ja ma tahtsingi teada seda, et ikkagi nagu meid kõiki huvitab, et kuidas siis seda teha. Et meil on ju lapsed, meil on väiksed lapsed, meil on ettevõte ja tegelikult on ju kõik need kodused kohustused. Ja siis me näeme, kuidas kõik teised emad on nagu nii heas vormis, vaatan Helinat on ja näeb super välja, mega vormis ja siis mul on, oh my god, nagu nii Helina veedab vähemalt 2-3 tundi iga päev jõusaalis, kuidas iganes ta teeb, aga mina lihtsalt ilmselt ei oska oma aega niimoodi planeerida, et minu elus see võimalik oleks. Et mis Annika, sul on täitsa vale, ma veedan umbes 10 tundi päevast jõusaalis ja, sest et muuks eluks ju mul ei ole aega, eks ole. Et ei, ehk siis kiire vastus on ei. Mul on väga piinlik öelda, et mul on MyFitness lihtsalt sellepärast, et see on nii odav, sest mul on nagu sõbrapakett üle Eesti ja lihtsalt see on nagu nii ilgelt odav, et mul on piinlik seda ära lõpetada. Ja kõige tippude tipp oli see, kui sa näitas, et ma pole viimati MyFitnessis trennis käinud 157 päeva. Ja siis ma sain aru, et pekki küll, Elina, keep it up. Ehk siis ei, ma ei ole selline spordisaalide fänn. Ma ei ole ka jõusaalide fänn lihtsalt sellepärast, et nad on head asjad, aga mina 2 lapse kõrvalt ei näe, et mul oleks seda aega. Ehk siis mul on aega, aga ma ei pane seda prioriteediks, et veeta näiteks 2 tundi kokku. Tund aega jõusaalis ja siis kogu see udru-mudru, mis läheb sinna mineku ja tuleku peale, see võtab ju ka aega. Seega sellised kodused treeningud ja kõige suurem nii-öelda õhutaja ma olen, et liikuge koos lastega. Sest et mina näen, et on 2 võimalust sul, kuidas olla nagu füüsiliselt aktiivsem. Kui sa tahad trenni teha, aga me räägime sellest, et sa ei pea tegelikult trenni tegema selleks, et olla kehaliselt aktiivne.
Aga kui sul on 2 võimalust kehaliseks aktiivsuseks läbi trenni, siis üks on see, et see on sinu aeg ja sa annadki ära oma lapsed, oma abikaasale või lapsehoidjale või kellel iganes, kes teil on see tugivõrgustik ja sa lähed ja see on sinu aeg ja su aju puhkab, su vaimne tervis saab palju parema nii-öelda staatuse, on ju. Su ärevus, su stress väheneb, su mõtteselgus saab hoopis teised dimensioonid. Ja siis sa tuled tagasi ja sa oled 3, 5, 10 korda parem ema, abikaasa, ettevõtja, mõtted lendavad ja sa tunned, et sa oled parem inimene. See on üks variantidest. Ja teine variantidest on siis see, et kumbki neist ei ole parem. Aga teine variantidest on see, kuidas me päriselt loome hea kontakti oma lapsega ja näitame ka, et kehaline aktiivsus on tore ka mulle, on see, kui ma liigun koos lapsega. Ja minu meelest mõlemad osad võiksid olla nii emadel kui isadel igapäevaelus ja iga nädala rütmi sees. Ja see ongi nagu ajakasutus. See ei pea olema tund aega. See võib olla 5 minutit. See võib vabalt olla ka 3 minutit. Nii et räägime sellest, miks on vähem, on rohkem. Aga kui sa lähed üksi trenni korraks, mõtleme selle peale, et ma lähen üksi trenni ja ma ütlen, et ma lähen näiteks padelisse või ma lähen rühmatreeningusse, siis laps näeb seda, et emme ütleb talle tšau, uks sulgub, uks tuleb lõpuks tagasi lahti ja mina tulen tagasi, aga see laps ei näinud minu pingutust selles trennis. Võib-olla seda, et ma ületasin oma hirme, võib-olla seda, et ma ületasin päriselt seda, et ma tegin kätekõverduse ja nii raske oli ja ma pingutasin lõpuni. Seega tegelikult, kui me tahame päriselt positiivset keha ja kehalise aktiivsuse ja elustiili norme oma lastele peale anda, siis see, et me üksi käime trennis ja lapsi sellest ei kaasa, tegelikult ei aita neil nagu kaasa sellist head kehalise aktiivsuse harjumust sisse juurutada. Ehk siis, mis on nagu vead nende väikeste laste treeningutega, kus lapsevanemad lihtsalt seisavad kõrval, viivad lapse siis sinna trenni, näiteks akrosesse on ju, sul on 3-4 aastane laps, sa lükkad sealt saalist sisse, ise istud kõrval, ise midagi kaasa ei tee, võib-olla vahepeal oled veel selles telefonis. Ja siis on see laps tuleb sinu juurde, ütleb, et emme, ma ei taha seda kukerpalli teha. Mine, tee, kuule, sul tuleb hästi välja. Seega need on need kohad, kus tegelikult laps ei õpi, sest mina ei tee kaasa. See on muidugi positiivne, et ta liigub, seda me ei saa nagu alahinnata, aga veel positiivsem oleks see, kui ma oleks seal kõrval, päriselt nii-öelda hands-on, käed peal ja teeks ka selle kukerpalli kaasa. Ja ta näeks, et kurjam, kuule, sul natuke, nagu mul tuleb natuke nagu paremini vist välja, et sa oled natuke nagu nurgeline seal. Mul 2,5-aastane Bianca teeb spagaati. Ja lihtsalt ütleb, emme tule näita, kuidas sina spagaati teeb. Siis me nii-öelda võrdleme heas mõttes, mitte ei võistlagi, võrdleme. Wow, sul läheb juba spagaat nii alla ja et see on nagu äge, kuidas laps näeb, et kui mina pingutan, siis tema saab ka pingutada. Et kui minul on raske, siis ta õpib ka sellest, aga emme tegi, siis kui tal oli raske. Kui me käime koos jooksmas, laps näiteks sõidab jalgrattaga sul, sina käid kõrval jooksmas või sõidate koos jalgratastega või sina rulluisutad ja sul on laps nii suur, et ta saab jalgrattaga sõita. Või siis, kui sa oled vankriga emme, siis tegelikult vankris olles laps saab samamoodi teada, mida sa arvad kehalisest aktiivsusest. Et see kõik hakkab läbi meie enda kodeeringu. Või siis on variant see, et sa võtad näiteks YouTube'i või mingi online treeningu lahti kodus ja sul on laps kõrval ja te teete koos. Ehk siis ta näeb ka, kuidas sa pingutad, kuidas sa higistad, kuidas sa võib-olla tantsid. Ja selle osas ma siis alustasin kevadel laste ja lastevanemate treeningutega ja läksin ise Akrose uksele, ütlesin, kuulge, ma näen, et turul oleks nõudlust ja mina tahaks seda väga teha. Ja nad kohe avasüli võtsid mu vastu. Ja 3 tunniga oli meie registreerimine nii täis, et meil oli 30 inimest, ehk 30 last koos oma ema-isaga olid ootenimekirjas pärast 3 tundi avatud registreeringut. Seega turul on väga suur auk ja seda ei pakuta veel. Ja kõige ägedam oli see, et see on lapse ja lapse vanema. Mitte ema ja lapse, vaid lapse vanema ja lapse treening. Seega pooled nendest treenitavatest olid isad, kes tulid lastega kaasa. Ja kuna minu treeningute osa on, me teeme koos saltosid, me mürame, me teeme kulli koos, me teeme laste diskot, siis esialgu, kuidas enamasti isad ütlesid, ei, mina ei tantsi, ei, vaat seda ma kaasa ei tee. Nagu mingid pingviini tantsu, lõpetage jutt, nagu ma ei tee kaasa. Ja hooaja lõpuks olid need isad,
kõige suuremad lastediskode fännid. Nad alati küsivad, kas me täna tibutantsu ka teeme või? Laps võis juba joosta, minna pallidega mängima, isad panid edasi seal ja vot see oli nagu kõige ägedam asi, mida tegelikult märgata selle protsessi jooksul. Kuidas isad ja emad tulid pärast seda trenni ütlema, mis on toimunud nende vahelises suhtes lapsega. Kuidas laps tuleb, paneb ise juba muusika peale, kutsub emme issi kaasa tantsima ja kuidas ta näebki, kuidas issi on alguses väga nurgeline. No üldse on see jalg ja käsi ei käi üldse samas rütmis. Ja kuidas ta harjutab ja ta harjutab ja ta harjutab, saab järjest paremaks. Nii et selline heas mõttes eeskuju andmine läbi mitte selle, et ma lihtsalt lähen kuskile trenni ja laps teab, et emme issi on kuskil ära. See on sinu enda vaimse tervise heaks hea. Aga kui me tahame lastele anda eeskuju, siis kaasame neid nendesse tegevustesse. See oli pikk jutt lühidalt kokku võttes. Ülilahe ja mulle just meeldis sinu täiesti teine vaatenurk, et ma ise ei ole selle peale nagu niimoodigi mõelnud, et laps näeb kõrvalt, kuidas mina pingutan ja kuidas mul on ka raske. Et selles mõttes lihtsalt tekitada temas seda tunnet, et ma saan hakkama ja no, ülilahe, väga head mõtted, et paneb hoopis teise perspektiivi, et muidu ikkagi tundub, et ise ma saaks selle trenni nagu kiiremini tehtud ja ma võtan lapse kaasa või teen lastega koos, sellepärast et muud varianti nagu ei ole võib-olla hetkel, aga et niimoodi teadlikult läheneda sellele hoopis teise nurga alt, et kuidas see meie suhet parandab ja kuidas ma sellega tegelikult nii-öelda kasvatan heade eluviisidega inimest ja sportlikult ja tervislikku eluviisi armastavat inimest. Ja, sest ma näen ka väga tihti seda nagu pahupoolt, ehk siis minu kabinetist astuvad sisse, füsioterapeudi kabinetist astuvad sisse väga tihti, järjest rohkem, kahjuks, noored teismelised, kes lõiguvad ennast, kes on suitsidaalsete mõtetega, kes tulevad minu juurde sellepärast, et nende elu mõte on kadunud. Ja ma olen selline holistiline füsioterapeut, et ma ei ole selline, et harjutus siin, harjutus seal ja annan veel võimaluse failimiseks, vaid me räägime elust. Ja me vaatame, kuidas seda elu natukenegi, kas või millimeetri võrra paremaks teha. Ja tihti ma küsin ka nagu tausta, et kuidas sinu vanemad on. Ja see on nüüd see koht, mis ma tahan hästi teile öelda, et ei pea olema perfektsed vanemad. Et palun laseme lahti nendest asjadest, et me peaks olema ülihead sportlased, üliilusa figuuriga, ülihea näonahaga, ideaalsete juustega, ideaalsete ettevõtlusoskustega, et me peaksime olema head. Lastel on vaja minitraumasid selleks, et suurena saada toime selle pärismaailmaga. Ja enamasti need lapsed, kes siis on sellises kohas ja siis lõiguvad ennast, ütlevad, et minu vanematel on kõik super hästi. Ei ole olnud mingit vaimset ega füüsilist vägivalda lapsepõlves. Meil on finantsiline küllus. Minu lapsevanemad, nad on nii sportlikud. Ma ei suuda nendega lihtsalt nii-öelda sammu pidada. Seega ma tunnen ennast kui mustlammas selles perekonnas. Et kes olen mina? Minu vanematel on nii palju raha, minu vanematel on kõik, nad on pakkunud mulle kõike. Seega uus teema on liiga vähene trauma lastele. Ehk siis ma ei ütle seda, et hakake meelega tekitama traumasid oma lastele, vaid see point on selles, et laseme lahti mingitest illusioonidest, ideaalidest. Lastel on vaja vahepeal tunda seda, et nad jäävad korraks millestki ilma, millest me teame, et me ei pea neile pakkuma kogu aeg neid maiustusi või neid kingitusi või neid mänguasju. Ja on ka okei öelda lastele, et täna on see päev, kus ma ei viitsi mitte midagi teha. Ehk siis näidata ka seda, et me ei ole kogu aeg produktiivsed. Me ei ole kogu aeg koristan, nühin, teen kogu aeg. Sest lapsed õpivad siis meie pealt seda, et nemad peavad olema ka kogu aeg produktiivsed ja nad ei ole piisavad siis, kui nad lihtsalt lebotavad diivani peal ja tahaks lihtsalt päev otsa päriselt oma lemmikmultikat vaadata. Nii et laseme lahti lihtsalt nendest asjadest, kes me peaks olema ja tunnetame rohkem, kes me tahaksime olla ja me läbi selle anname oma lastele teada, et ka nemad on piisavad täpselt sellisena, nagu nad on. Vau, ülilahe. Ma arvan, et sa just murdsid väga suure müüdi, Elina. Et mis kõigi ettevõtjatest emade peas on täpselt see,
et me vaatame ja kõik räägivad, et sa pead tegema seda, on ju. Lapsed peavad ainult barefootiga käima ja kõik peab olema nagu väga-väga hästi ja kõige parem vanker ja nii edasi. Ja siis, kui sa oled ettevõtja, siis sa tunned, et sa lihtsalt ei suuda selle kõigega sammu pidada, on ju. Et kogu aeg surfata, mis on kõige parem ja teha neid asju kõige paremini ja valmistada seda ökotoitu hommikust õhtuni, on ju. Et siis, et selles mõttes ma arvan, et suur kergendus vähemasti mulle teada, et ma võin ka vahest laiselda ja ma võin ka lebotada ja ma võin, et lapsed võivad näha, et ka ettevõtluses on ju, et on raskeid hetki, et ei pea olema alati kõik nii super hästi, et kõike seda jagada ja just läbi selle nagu trennigagi tegelikult on ju, et lapsed õpivad meie kõrvalt ja tegelikult seda päris elu nad õpivad ka meie kõrvalt. Ja siis kuidas sa iseendasse suhtud enda kehasse, eks? Et palun üks asi, mis on siis tulnud hästi palju nendest teismeliste laste pealt. Palun ärge kunagi öelge, et tehke trenni sellepärast, et muidu sa lähed paksuks või ära söö seda kommi, muidu sa lähed paksuks. Palun ärme kunagi viita füüsilisele vormile, sest laps tuleb siia ilma täpselt sellisena. Ta magab intuitiivselt. Meie tahame, et ta magaks läbi öö, aga tema magab intuitiivselt. Ta sööb intuitiivselt. Ta võib vabalt ühe teelusikatäie putru jätta sinna hommikusöögilauale ja öelda, et mul on kõht täis. Ta liigub intuitiivselt. Ta liigub täpselt nii palju, kui tema keha vajab. Seega meil ei ole vaja õpetada tegelikult lastele, kuidas rohkem liikuda, kuidas toituda ja kuidas magada. Nad teavad seda. Nüüd meie oleme olnud sellises vormis, kus me oleme ära kaotanud selle teadmise, sellepärast meil on öeldud, söö oma taldrik lõpuni, nüüd on söögiaeg, sa pead sööma. Ära liigu nii palju, istu palun maha, mul on vaja tööd teha, istu lõpuks ometi paigal, miks sa jooksed kogu aeg nii palju ringi? Ja meid on vormitud tegelikult selliseks ja nüüd me hakkame vormima oma lapsi, on ju. Seega öelge oma lastele, et kui sa sööd liiga palju komme, siis su hambad lähevad katki või su kõht hakkab valutama. Pöörame selle nagu tervise poole, aga mitte kehakaalu poole, sest sellepärast on nii paljud lapsed meil praegu hetkel, siis need noorukid, anorektikud, buliimikud, ortorektikud ja neil on väga tugevad toitumishäired sees, sellepärast et ema on öelnud neile, väga tihti tuleb, ema on öelnud, sa pead liikuma, muidu sa lähed paksuks. Ja see laps enne ei teadnud üldse seda, et tal oleks üldse oht minna paksuks, kuni toodi välja, et ta peab midagi tegema selleks, et mitte minna paksuks ja ta ei tohi enam süüa seda teist ja kolmandat, muidu ta läheb paksuks. Ja siis me võtame selle üle. Tegelikult üks komm ei tee meid paksuks. Ükski toit ei ole hea ega halb. See on siis seoses sellega, millega võrrelda. Ülilahe. Ma kohe jäin ka mõtlema selle peale, et see on nii tõsi, et aga kuidas sa motiveerid näiteks siis, et kui on need viisid, et kui laps on tõesti selline, et no ma ei viitsi täna trenni minna, on ju. Ja tegelikult me teame, et järjepidevus on nagu see võti, et endal ka on ju, et kogu aeg tehes on lihtsam. Et kui me nüüd jätame kõrvale selle, et me ei seo seda trennis käiku nagu hea vormiga, hea füüsilise vormiga, on sul äkki mingeid nippe, et kuidas seda last siis motiveerida ikkagi liikuma mingis hetkes, kui nad tõesti on juba sellises vanuses, et võiks, aga ei viitsi? Ja minu enda pojal oli täpselt sellised samasugused olukorrad ees. Väga meeldib trenn, akros super hästi meeldib, ta tuleb seal väga hästi välja, aga see minek sinna on tihti selline, et ta lihtsalt istub autos ja ta ütleb, ma ei tule siit välja. Ma olen nii väsinud ja see on pärast lasteaeda. Ja siis ma saan sellest aru. Aga kui me oleme juba kohale tulnud, siis meil on kokkulepped. Meil on kokkulepped, me lähme, teed täpselt nii palju, kui sa jaksad, aga sa vähemalt lähed kohale. Sa näitad oma näo ära ja sa oled seal. Ja kui see hakkab korduma, siis me vaatame asjale otsa päriselt nii-öelda siis äkki on aeg otsas, äkki see trenn on nagu ära mandunud tema jaoks, äkki see on tehtud tema jaoks, on ju. Et me rääkisime ka Akrose liikumiskonverentsil sellest, et see on nagu illustratiivne või see on kokkuleppeline, et see on üks hooaeg. Mis asi on üks hooaeg lapse jaoks? Võib-olla tema jaoks on see 3 kuud ja siis ta otsustab, et tegelikult see spordialane enam ei kütkesta teda ja tahab midagi uut valida. Ja siis see on ka okei. Lasta eriti nooruki eas ja lapsepõlves hästi palju katsetada, ehk siis nii-öelda teha multisporti.
erinevad alad arendavad erinevaid oskusi meie kehas, koordinatsiooni, meie lihasjõudu, meie vastupidavust, meie mõttejõudu, ehk siis meie perspektiivis on tihti see, et septembris alustab, juunis lõpetab. Aga mis siis, kui jaanuaris tulebki see väga suur vaimne väsimus? Siis teine asi, võib-olla on kellaaeg vale lapsel. Ehk siis ma sain aru, et tegelikult ei sobi see, et ta on lasteaias kella 5 ja siis kella 6-7 on tegelikult see trenn. Ta on lihtsalt väsinud, nagu meiegi oleme väsinud. Seega siis saab hommikust trenni otsida talle laupäeva või pühapäeva peale. Võib-olla on seal mingid muud asjad, mida ma saan teha, et see laps ei väsiks ära. Ehk siis, kui see on puhtalt, et ma ei viitsi, vaata siis meil on ikkagi kokkulepped. Meil on ikkagi kokkulepped, mina ka tihtipeale ei viitsi minna, aga ma teen ja see tagab mulle järjepidevuse, see tagab mulle, ma ei tea, parema võimekuse ettevõtlust ette näidates, see tagab mulle selle, et ma saan lapsed. Me saame minna 3 korda aastas reisile näiteks. Et te tahate, on ju seda. Mina ka tahan. Aga see on järjepidevus, et sa pead oskama seda. Aga siis on nagu see alati see nagu murdekoht, et kas ta on väsinud lihtsalt või ta on lihtsalt see, et ma ei viitsi. Ja kui ta jõuab juba trenni ära, kas siis läheb see, et full powerhouse ja siis ta tuleb pärast veel parema enesetundega tagasi, siis ma toonitan alati, et mäletad, eelmine kord ka sa ei tahtnud minna ja nüüd sul on nagu nii hea energia oli. Mäletad seda? Jaa, oli küll. Kuule, sul on mingid sõbrad seal juba ootamas ja juba lähme. Et seal on nagu hästi selline, ei ole üks ühele mõistetavat vastust sellele, et sa pead siis tunnetama, kuidas sinu laps on, aga võib-olla natukene lahti lasta ka sellest struktuurist või siis minna koos lapsega. Kui sa saad ujumistrenni minna, võib-olla paned ka endale trikoo selga ja hüppad ka basseini ja lähed koos lapsega. Tead, ma ka ei jaksa praegu, aga tead, ma tulen ka. Väga äge. Mul tekkis veel selline küsimus, et kui sa ütlesid, et tegelikult on okei, ja ma täiesti resoneerun selle ideega, et endal on selline tunne, et see järjepidevus ongi see, et sa teed ikkagi selle hooaja lõpuni, on ju. Ma saan aru, mina olen ka oma lastele öelnud nii, et otsustage ära, mis te teete see hooaeg ja siis teeme terve hooaja. Aga kas ühesõnaga, et kui laps nüüd, ja ma tegelikult olen andnud järgi ka, lubanud nagu poole pealt ikkagi ära tulla, kui tundub, et ikka üldse ei lähe. Aga natuke minul on selline hirm võib-olla, et kui mu laps nagu kogu aeg vahetab seda spordiala, et kaua, mis vanuseni ta võib siis niimoodi pidevalt vahetada, et mingil hetkel on ju see, et ta ei saa mitte milleski nagu päriselt heaks või kas üldse ongi vaja saada milleski päriselt heaks. Ega see tippsportlase elu ka ei ole nagu võib-olla nagu mulle isiklikult ei tundu nagu meelakkumine on ju, või et tervise mõttes kõige võib-olla mõnusam. Et mis sinu nagu vaatenurk sellele on, et kaua sa laseksid siis lapsel niimoodi valida lõputult trenne, et kui ta ikkagi iga, ma ei tea, 3 kuu tagant ütleb, et nii, nüüd see mulle enam ei meeldi ja see mulle enam ei meeldi. Nagu ikka alguses praegu mul on see, et ma tahaks 5 trenni teha, on ju. 8-aastane ütleb, et nii, ma tahan nüüd minna jalkasse, tennisesse, tegelikult see karate oli päris lahe ja siis veel on ju korvpall ja võib-olla ikkagi krossi ka prooviks. Ja siis peame mingid valikud tegema ja siis on 3 kuud, siis on see, et ei, tegelikult mulle nagu see ikkagi jalga ei istu näiteks ala. Et kaua sa siis niimoodi, kaua nad võiksid niimoodi switchida ringi? Ja, see on väga hea küsimus ja eluline näide on sellest, et mina alustasin 3-aastaselt ilu- ja rühmvõimlemisega ja lõpetasin oma sportlaskarjääri seal 16,5-17. Tegin 13-14 aastat jutti, vahele kõrvale ka võistlustantsu ja olid ka mingid muud, vahepeal ujumist, aga iluvõimlemine oli puhas kogu aeg lõpuni välja. Eesti meister 11 korda, Euroopa meistrid, maailmameistrid. Tippude tipp on ju. Ja siis minu vanemad rääkisid sama asja, et sul peab olema püsivus, sa pead olema pühendunud ja ma tunnen, et tänu sellele ma olen väga hea teatud valdkondades nagu pühendumisega. Et ma ei anna väga kiiresti nagu tšopaka, et ma ikkagi pühendun. Ja siis on minu abikaasa, kes on täiesti teine mast, kes lapsepõlves tegi judo, kõik asjad põhimõtteliselt proovis läbi. Ja siis, kui me lähme nüüd päris elus täiskasvanutena, ükskõik mis ala tegema. By far teeb minu abikaasa igas asjas mulle silmad ette. Ta võtab reketi kätte ja ta on juba proffpadelis. Ta kutsutakse jalgpalli, ta läheb ja jookseb kõik üle. Ta läheb korvpalli, ta teeb võrkpalli, ehk siis oskus midagi teha tegelikult väga nii-öelda kitsas valdkonnas nagu mul annab teatud eelised
ja teises valdkonnas tema proovis kõike ja ta ei leidnudki täielikku enda ala ja ta ei saanud kuskil Eesti meistriks, ta ei saanud kuskil maailmameistrivõistlusteks, aga tal ei olnud ka seda ambitsiooni. Seega, kas see on meie ambitsioon vanematena või see on lapse ambitsioon? Ja minu abikaasa ütles, et tema jaoks kõige hirmuäratavam ja ärevust tekitavam faas oli võistlused. Judos ta ei suutnud judot enam teha, sest teda pandi alati võistlema ja see oli kõige suurem ärevust tekitav faktor tema jaoks, miks ta lõpuks vihkas judot, mitte judo pärast, vaid võistluste pärast. Seega võib-olla mõned lapsed ei olegi loodud võistlema ja nad on lihtsalt loodud nautima seda sporti. Ja minu abikaasa kindlalt naudib sporti. Teeb saalihokit, teeb padelit, rahvatantsu, ja kõiges, mis ta ette võtab, ta on ülihea. Ja teadus, kui me Gert Kanteriga rääkisime, teadus räägib seda, et kuni 14. eluaastani võiks laps teha multisporti, ehk siis katsetada nii judot, karate, korvpalli, jalgpalli, võrkpalli, bla. Ja 14. eluaastast võiks siis toimuda spetsialiseerumine, ehk siis on laps kogunud kokku enda jaoks piisavalt palju informatsiooni, mis talle meeldib, mis talle ei meeldi, ja siis ta saab teha ka teadliku valiku. 6-aastane ei oska teha teadlikku valikut. 6-aastane läheb sinna, kus ikkagi mina panen ta tegelikult. Ja siis ta võib poole hooaja pealt öelda, et mulle üldse ei meeldi see ja siis see on okei. Ja siis ta valib midagi uut või mina valin talle midagi uut. Minu meelest põhiasi on see, et me näitaksime, et liikumine peab olema lõbus ja fun ja nauditav ja siis ta teeb seda rohkem. Aitäh sulle, Helena. Sa oled mind juba praegu selle aja jooksul, mis me oleme rääkinud, juba nii palju maha rahustanud, nii mitmes valdkonnas. Et see on nagu nii tore, sest ikkagi väga palju tekib ju sellist tunnet, et nii, et kui mu laps nüüd on ju 5-selt, ei alusta mingi alaga, siis ta ei saa kunagi heaks. Ja mulle väga meeldib see sinu vaatenurk, et tegelikult on aega 14. eluaastani. Ja kui vaadata neid kui ma enda tutvusringkonnas vaatan ikkagi neid inimesi, kes on tegelenud nii-öelda mingi kindla spordialaga väga pikalt ja olnud väga head, siis lõpuks nad ikka täna enam sellega ei tegele, et nad teevad ikkagi midagi muud, on ju. Aga mulle meeldib see mõte ka, et kui laps teeb erinevaid asju, siis ta ongi kõiges, nagu ta saabki kõigega hakkama ja ta tunnebki ennast kõiges hästi, et ükskõik, et mitte see, et ta on maatlusmatil väga kõva mees, aga kui sõbrad kutsuvad jalgat mängima, ma lähen parem tuppa, on ju. Jah, ehk siis minu perspektiiv on ka see, et kui me näiteks sooviksime, et meie lapsed oleksid ettevõtjad, siis ettevõtjatena me võime teiste ettevõtjatega kohtuda erinevates kohtades, mis võib olla tenniseplatsil, mis nüüd on uus haip on padel, on ju, ja tihti need nii-öelda ärimiitingud toimuvadki seal. Ja mis siis, kui meie lastel oleks see võimalus tunda ennast enda kehas nii hästi, et nad võtaks vastu neid valikuid, et mitte, et nad ei jäta ära neid asju sellepärast, et ma olen halb selles, vaid sellepärast, et ma ei ole veel katsetanud, aga ma olen positiivses meelestatuses, et ma saan hakkama. Ja kui mul on see mentaliteet, et ma saan hakkama, siis ma saan hakkama. Ülilahe. Kas sul on mingeid mõtteid ka selle koha pealt, et kui palju üks laps peaks trenni tegema? Ja, tegelikult Maailma Tervisehoiuorganisatsioon on pannud paika täiesti konkreetsed reglementatsioonid, mida me peaksime kõik nii täiskasvanutena, lastena, olgu see siis laps väga väike või natuke suurem, on siis paika pandud mingisugused mõõdupuud, mida peaks siis täitma, et olla heas vaimses ja füüsilises tervises. Laste jaoks on see 60 minutit päevas, võiks olla siis kehaliselt aktiivne. See on pigem kõrge intensiivsusega aktiivsus. Me näeme oma lapsi, nad jooksevad ringi. Minu 2,5-aastane ei tee ühtegi jalutussammu, ta igale poole jookseb, eks. Nii et nad saavad väga kergesti tegelikult need kehalise aktiivsuse normid oma tavarütmis tegelikult kätte. Täiskasvanutel on natukene malbemad variandid, 150 minutit mõõdukat kehalist koormust nädalas või 75 minutit tugeva intensiivsusega kehalist koormust nädalas või mõlema topelt siis. Ehk siis see ülemine latt on umbes siis seal 150 kuni 300 minutit mõõdukat kehalist koormust või 75 kuni 150 tugevat kehalist koormust. Enamasti see mõõdukas või tugev kehaline koormus ei ütle inimestele mitte midagi. Seega paneme selle eesti keelde. Mõõdukas koormus on selline kerge sörkjooks, sellised madalama pulsisagedusega treeningud, kus sul ikkagi juba hakkad hingeldama vaikselt,
aga sa võib-olla saad veel rääkida. Ehk siis, kui ma läheks praegu jooksma ja ma saaks sinuga rääkida, siis see on nii-öelda speak test ehk siis rääkimistest. Ma olen teises aeroobses tsoonis, ehk mu pulss on umbes 120, no võib-olla 130, maks 140 ja tugev kehaline koormus on siis see, kus ma ikkagi hingeldan. Annika, kas noh, ehk siis nagu sul on raske rääkida ja see on tugev kehaline koormus. Kes siis läheb kõrge intensiivsusega jooksma, teed sprinte seal või mängid kõrge intensiivsusega tennist või padelit, teed seal jalgpalli, et siis see on selline 75 minutit nädalas. Seega, kui me jagame selle ära 7 päeva peale, see on tegelikult umbes 11 minutit päevas, mis ei ole üldse mitte suur kogus tegelikult. Aga kas siis pigem sa ütled ka, et ma võingi teha näiteks, ma ei tea, 15 minutit päevas, teega aktiivselt ja sellest tegelikult täitsa piisab, et ma siis ei peagi käima nagu tund aega jooksmas või? Ja, no vot, nüüd see on see esimene küsimus on see, et kõigile teile, tehke palun läbi see harjutus. Miks sa tunned, et sa peaksid olema kehalist aktiivsem või miks sa tahad olla kehaliselt aktiivne oma elus? Mis see vastus on? Enamasti, kui ma küsin oma klientidelt, siis nad ütlevad, no vaata, ma tean, et ma pean. Ma tean, et see on tervisele hea või ma tean, et mul on vaja kehakaalust alla võtta või no kuule, mul on lihasmass liiga väike. Ma tean, et ma pean. Okei, siis teeme 5 miksi harjutuse läbi. See esimene miks on vastatud, miks sa pead. No aga miks sa pead kehakaalust alla võtma? Miks sa tahad kehakaalust alla võtta? Võib-olla sa ütled sellepärast, et ma tunneks ennast enda kehas paremini. No aga miks sa tahad tunda ennast enda kehas paremini? No ma tahan siis valida endale ilusamaid riideid. Paremaid riided, mis paremini mulle selga sobivad. Okei, miks sa tahad valida endale paremaid ilusamaid riideid? On ju? Ja nii edasi me lähme kuni 5 korda ja enamasti tavaliselt me jõuame sinna, et A, inimesed ütlevad, kas ma tahan päriselt tunda ennast enda kehas hästi või B on see, et ma tahan elada võimalikult kaua, võimalikult tervislikult, olla oma laste ja oma lastelaste heaks olemas. Et neil oleks väike koormus minu nii-öelda kantseldamise osas. Et nad ei peaks hoolitsema minu eest. Ja see on tegelikult see põhifundamentaalne, see 5. miksi vastus on tegelikult sinu põhiline fundamentaalne asi. Miks sa tahad üldse trenni teha? Seega sealt me hakkame edasi minema. Mis sa arvad, kui palju sa peaksid olema kehaliselt aktiivne korraga järjest, et sinu kehal oleks üldse mingisugune positiivne efekt sellest? No Annika, kaua sa peaksid olema kehaliselt aktiivne selleks, et mingigi muutus toimuks kehas? Mina tegelikult olen märkanud ja katsetanud seda, et mul ongi, et kui ma isegi kõnnin 15 minutit päevas, siis ma näen, et ma tegelikult, mul tuleb parem vorm isegi ainult kõndimisest või kui ma teen joogat, kas või mingit venitust või mingit sellist või pilatest oma mingi äpiga, on ju, kui ma teengi 10 või 15 minutit, siis ma näen, et kui ma seda tegelikult iga päev teen, siis ma näen, et ma saan tegelikult paremasse vormi. Et ma ei ole juba aastaid teinud vist väga pikka, valetan, üks aasta ikkagi käisin mingi jooga 1,5 tundi oli ja siis mingi tennist üritasin ka, aga siis nüüd kohe mingid, siis ravisin oma neid vigastusi 1,5 aastat. Et see tennisekarjäär lõppes kiirelt, aga võib-olla nüüd siis saab uuesti. Aga ühesõnaga mina olen märkanud, et tegelikult see järjepidevus mul nagu töötab. Aga kui ma ei tee, minu arust selle füüsilise vormiga ongi selline tunne, et kui ei ole seda harjumust või kui see harjumus ära kaob, siis natuke aega on okei ja siis hakkab vaikselt on ju tunda andma. Aga ma näen jah, et tegelikult tõesti ei ole vaja tohutult. Aga muidugi ega ma ei ole ka mingi siis olnud nagu sellises vormis nagu sina on ju, et ma olen nagu tagasihoidlikult. Mina alati küsin ka oma klientidelt seda ja nad, kes vastab 20 minutit, kes vastab tund aega on ju. Ja siis ma küsin, et kas see on nagu miinimumaeg, et alla selle nagu ma tühistan ära. Nagu täiesti 0. Mul ei ole mõtet teha alla selle aja. Ja siis ütled, jah, põhimõtteliselt küll. Siis ma ütlen, et õige vastus on, ja siis ma viskan alati kõhuli ja hakkan pumpama, teen 10 kätekõverdust ära. Ja siis ma küsin, no nii, kas midagi on muutunud?
ma kahjuks siin Zoomis ei saa teile seda eksperimenti teha, on ju. Aga nüüd ütled, jaa, sa hingeldad, näha on, et su pulss on tõusnud, juba näost natukene higine, punane. Ma ütlen just, nii et mitu kordust oli, on ju 10 kordust, seega üks on õige vastus. 1 on parem kui 0. Hetk, kui sa tõused oma tagumendi pealt püsti, su ainevahetus tõuseb, su pulss tõuseb, su verevarustus kiireneb, su aiu hakkab rohkem verd tulema. 1 meeter, 1 minut, 1 sekund, 1 kükk, 1 kätekeverdus, see on piisav, et tuua muutus oma kehasse ja biokeemilisel tasandil ehk siis sinu vere tasandil sa saad teha muutuse. Teadusartiklid on näidanud seda, et tund aega istumist langetab sinu ainevahetust 90%. Seega see on nagu märk, ükskõik on see siis sinu seedimine, siis ainevahetus või aju ainevahetus. Kõik toimub ainevahetus, nahas toimub ka ainevahetus. See on verevahetus põhimõtteliselt. Seega, kui sa tund aega istud järjest võtti oma tagumendi peal, siis lihtsalt tunni jooksul tõuse korraks püsti. Ja teine asi, mida ma tahan lihtsalt öelda, on see, et ma pole ühtegi väikeste lastega ema näinud, kes ei oleks tegelikult juba piisavalt kehaliselt aktiivne. Seega ärgem ajagem endale kärbseid pähe, et ma ei liigu piisavalt, et ma ei ole tervislik, et ma ei tee jõutreeningut. Sa juba liigud piisavalt. Ma ei ole näinud ühtegi lapsevanemat, kes istuks hommikust õhtuni maas ja lapsed lihtsalt siblivad tal kõrval. Et nagu minu meelest pigem ei ole teema seda, et emad, eriti väikeste laste emad, alaliiguksid. Pigem see on arvatavasti üleliikumine ja siis seal on see stress, et ma ei liigu piisavalt, stress, et ma ei ole piisavalt hea ema, stress, et ma ei arenda oma ettevõtet piisavalt, stress, et ma ei toitu piisavalt tervislikult ja stress veel sellepärast, et 110 muud miljon asja, mis igal ühel oma elus on ju. Nii et ka teadusartikkel on selle kohta tulnud juba väga-väga ammu välja, kus ühes samas kollektiivis olid siis puhastusteenindajad ehk siis koristajad, kes hotelle koristasid. Täpselt sama on ju siis hotell, aga ühele grupile jagati pooleks, siis ühele grupile öeldi, et nende igapäevane koristus siis nagu aeg on ju, ehk siis nende töö on nende kehaline aktiivsus, et nad juba teevad oma töö vältel piisavalt kehalist aktiivsust, nad ei pea ekstra trenni selleks tegema, et neid maailma tervisehoiuorganisatsiooni nagu termineid täita. Ja teisele grupile ei öeldud mitte midagi. Nüüd tulemus oli see, et see esimene grupp hakkas tänu sellele, et ta märkas, et ta on juba piisavalt kehaliselt aktiivne, hakkas veelgi rohkem kehaliselt aktiivne olema oma töö vältel. Nad hakkasid näiteks aknaid koristama rohkem kükke tehes, nad hakkasid märkama, et tolmu imemine on ka päris hea kehaline aktiivsus ja seega nende sammude hulk tõusis mingi 2000-3000 sammu päeva vältel, nad hakkasid rohkem treppidest käima, kui nad varem kasutasid lifti, sest nad märkasid, et nende töö on juba kehaline aktiivsus. Seega, kui sa juba annad endale võimaluse selleks, et ma juba teen piisavalt, siis sa annad ruumi sellele, mida ma saan veel teha. Võtad lapse korraks endale sülle. Mina hakkasin oma lastega võimlema ja mürama koos, kui nad olid põhimõtteliselt ühepäevased ja minu gruppidesse tulid alates 4. elukuust lapsed. 4. elukuus sellepärast, et varasemad lapsed on lihtsalt viirustele eksponeeritumad, seega me ei taha neid gruppidesse panna, kus on 15 last, 15 ema ja neil on potentsiaalne oht saada 2 kuuselt mingisugune viirusinfektsioon. Aga kodustes tingimustes sa saad väga edukalt oma lapsega mürada, rullida, võtad ta siia kõhu peale, teed niimoodi, et tema selg on sinu vastas ja teed kükki, 2-3 kükki näiteks. Mõnus 10-kilone laps on väga hea sangpomm, teed talle korraks lennukit, viskad ta siia õhku, eks, ja sinu enda triitsepsi, biitsepsi harjutus väga hea. Õlad vormid kohe, väga ilusaks. Võtad, mul on 6-aastane ka, võtad 6-aastase selga, teed paar väljaaste kükki, nii-öelda karukõndi, temal mega lõbus, sinul väga hea jalgade treening. Ei ole ekstra väijõusaali mingisugust liikmelisust sul teha ega kuskil aega rohkem nii-öelda panustada sellesse. Teed lastega, kellel on batuudid kodus. Meil on lastega selline mäng, et mina jooksen ümber batuudi ja püüan nii-öelda lapsi seal batuudi sees ja lapsed jooksevad batuudi peal ühest otsast teise ja mina olen siis nii-öelda koletis, kes siis proovib neid kätte saada. Samal ajal väga
lihtsalt tuleb 10 minutiga 1000 või 1500 sammu, siis mina jooksen, vahepeal teen kükke, kummardan sinna batuudi alla, siis hüppan jälle üles, kükist üles hüpped. Kui sa mürad lastega koos, liigud lastega koos, siis see annab lastele hästi suure immuunboosti, ehk siis immuunsüsteem areneb neil kiiremini ja paremini, kui nad saavad seda päris kehaga kontakti. On välja tulnud sellised uuringud, kus kui tütarlaps mürab oma isaga, siis seda positiivsem on tema arusaam mehe füüsilisest võimekusest ja seda väiksem on tõenäosus, et see tütarlaps kunagi elus valib endale vägivaldse mehe. Sellepärast, et ta saab teada, mis on normaalne mehelik füüsiline nagu kallistus või selline nagu müramisaste. Seega selline normaalne müramine isa ja tütre puhul on eriti hea just laste tuleviku meeste valikute puhul. Siis poistel on samamoodi emadega ja nad peavad saama sellise naiseliku touchi kätte ja nagu me teame, 6-aastased poisid tavaliselt armuvad ära oma emadesse. Ehk siis esimene armastus on alati oma ema ja tüdrukutel umbes 6-7 kuni 10-aastaselt on oma esimene armastus on tema isa. Ja siis seda on vaja nii-öelda nagu normaalselt tagant tõugata, ehk siis aru saada, et see võiks olla normaalne. Mitte midagi on ju seksuaalset, mitte mingisuguseid, teate küll, et lihtsalt selline, nad vaatavad alt üles kui ihaldusobjekti. Ja kui see isa oskab siis nagu normaalselt niimoodi võtta, väikese salto teha siia ja mürada, siis see tütar saab parema arusaama enda kehast ka. Ja kui me mürame lastega koos, siis nende sisekõrv areneb võimalikult kiiresti. Seega nad on vähem altid kunagi tulevikus kartma näiteks kõrgust või tundma lennukis neid rõhkude vahesid näiteks. Või vähem altid näiteks üldse foobiatele olema nii-öelda altid on ju. Ehk siis me anname oma lastele tänu müramisele, tänu nendega koos trenni tegemisele hästi palju juurde. Nii tervislikkus kui ka vaimse tervise, nii füüsilise kui ka vaimse tervise võtmes. Ja Kristi ütleb nii hästi, mina käisin oma 9 kuusega personaaltrennis, lapsel lõbus ja minul trenn tehtud. Üks asi veel ma tahan öelda, kui te näete vahepeal mind ja minu abikäsad padelisaalis näiteks koos mängimas, emelastel on kõrval seal telefonid käes, siis ma olen lahti lasknud sellest, et keegi näeb mind ja siis appi Helina lapsed on telefonides, mis nüüd saab, nagu appi selline nagu etalon ongi. Ma olen tähele pannud seda, et kuigi ma võtan oma lapsed sinna näiteks saali vahepeal kaasa, siis nad mingi hetk, nad ise panevad 5 minuti pärast käest ära ja nad lähevad näiteks kõrvalplatsile, hakkavad loopima neid palle. Nad tulevad kõrval, ütlevad, emme, miks sa sellise löögi tegid? Oi, läkski üle võrgu, ilus ja hakkavad kaasa elama mulle kõrval. Esialgu ma meelitan neid kaasa tulema telefoniga, võib-olla ka mingite snakkidega ja väga kiiresti nad tulevad meiega mänguga kaasa. Ja vot see on äge, siin võtavad oma reketid kätte ja me proovime hakata nendega lööke tegema. Üks on 2,5, teine on 6 ja samamoodi, kui sa võtad oma lapse personaaltrenni ükskõik kuhu kaasa, siis lase lahti korraks sellest perspektiivist, et okei, ta istub mul kas või 15 minutit, kas või tund aega seal telefonis. Ta ei sure ära, päris ausalt, ja ta aju ei jookse tühjaks sellest. Aga ta näeb sind pingutamas, ta näeb sind emotsioone tundmas, minu lapsed kindlasti näevad. Vahepeal on, ma oskasin seda, kuidas ma ei saanud selle löögile pihta. Ja siis Romel tuleb, emme, on sul kõik okei? Vajad sa midagi? Ja siis ma ütlen, ei, mul on nagu reaalselt kõik okei, ma olen nii pettunud iseendast praegu. Aga ma saan hakkama, järgmine kord tuleb paremini välja. Ja nad näevad meie päris ehedaid emotsioone. No nii lahe, et näed, sa oled meil kõik pannud nagu täiesti uude perspektiivi. Kõik teemad, mis siin on keerlenud peas. Ja issand, see aeg on sinuga, Elina, läinud nii kiiresti, et ma juba tean, et me peame tegema siin jätku. Ma saan aru, et vaimsest tervisest tegelikult me üldse ei jõudnudki rääkida ja vaimse tervise koha pealt lihtsalt hullult soovitan, kellel on rohkem soovi, siis Tugevaju on Anders Hanseni poolt kirjutatud, see räägib kõik sellest, kuidas liikumine, kehaline aktiivsus on parem antidepressant, kui on antidepressant ravimine, ehk siis selle kapslina on ju.
ja kuidas inimesed, kes on depressiivsed, võiksid kasutada kehalist aktiivsust kui meedet, mis aitaks neil parandada siis ajukognitsiooni, vähendada stressi ja ärevust. Ja juba 5 minutit liikumist vähendab stressi ja ärevust väga tuntavalt. Ja juba 5 minutit aitab ATH-l, ehk siis ATH on aktiivsustähelepanu häire, järjest rohkem diagnoositakse, järjest rohkem ollakse teadlikud sellest, nii laste kui ka täiskasvanute suhtes. Ja ATH on selline olukord, kus mõtted kogu aeg tiirlevad peas ja sellist rahutunnet ei teki. Ja siis 5 minutit kehalist aktiivsust, olgu see siis kõndimine, jooksmine, iganes see on, juba aitab maandada ja nii-öelda tuua rahu läbi siis liikumise. Nii et jällegi, et ei ole vaja mega palju, ei ole vaja mingit, no jällegi last kindlasti, ma olen ise ka sellest ATH-st nii palju kuulnud ümberringi, justkui tundub, et kõigil on juba varsti, et kes selle nimekirja läbi loeb, mis need tunnusmärgid on, siis midagi ikka leiab sealt, on ju. Et siis... Ja ma ütlen ausalt, sorry, aga meil kõigil on ATH. Me kõik oleme ATH skaalal, kes vähem, kes rohkem ja ATH oli ellujäämist võimalus. ATH inimesed on see, miks me oleme täna elus. Seega meist kõigis on ATH sees. Sest oli 2 tüüpi inimesi. Ühed, kes olid džennid, kes olid seal, elu on lill, istun siin oma mäe otsas, mul on kõik. Ja siis tuli tiiger ja ta tegi amps talle ja enam ei olnud elu lill ja ta ei saanud oma geene edasi viia. Ja siis olid ATH-kad, kes olid nagu, nii, meil krõps käis selja taga, on tiiger, on karu, kes see on, vaatab selja taha, ai, linnukene kõndis. Siis ta mõtles, huvitav, mis seal teise mäe taga on, äkki on paremad põllud, äkki läheks liiguks sinna kogu oma perekonnaga ja lähevad ja avastavad, et ongi paremad põllud. Seega ATH-kad on edasiviijad. ATH-kad on kõige suuremate organisatsioonide kõige paremad CEO-d ja see ei ole asi, mida nii-öelda endas, mul on ATH. Reaalsuses on meil kõigil ATH, kuidas me sellega toime tuleme. Vot see on nüüd see võtmesõna. Ja kehaline aktiivsus aitab ATH-ga paremini toime tulla, seega tee seda, mis iganes sulle meeldib. Ja kui sulle ei meeldi sport praegu, siis hakka katsetama. Ja lihtsalt viimase mõttena siin on see, et kui sulle ei meeldi üldse liikuda, sulle ei meeldi tantsida, sulle ei meeldi padeta, siis on nagu 3 kategooriat, mida ma soovitaksin siin arvesse võtta, et kui sa tead, et sa peaksid, siis sa oled nagu valmis katsetama. Kui sa tunned, et sa tahaksid oma vaimse tervise eest rohkem nii-öelda hoolt kanda või sa tunned, et sa oled vaimselt väga stressis või väga ärev, siis aeroobne ehk siis kardiovaskulaarne treening on see, mida sa võiksid proovida. Ehk siis igasugune kõndimine, jooksmine, rattasõit, rulluisutamine, ujumine, kõik see, mis parandab sinu võhma. Kui sa tunned, et sa oled 30+ ja su lihasmass ei ole päris seal kohas, kus sa tahaksid, et see oleks, siis sorry, alates 30. eluaastast hakkab lihasmass ja luumass vaikselt langema. Ja menopausi järgselt, palun vabandust, naised, me oleme nii mitte eelisseisundis, langeb see ikka täiega, sest östrogeen, mis aitab kaltsiumil tulla luu sisse, tegelikult lihtsalt langeb nii drastiliselt, et lihtsalt seda kaltsiumit enam ei viida luu sisse nii palju. Seega, kui sa oled 30+ ja tunned, et su kehal ei ole väga palju lihast, siis võta lihastreening, ehk siis võta oma laps, viska teda, tee kükke, tee paar kätekõverdust, 1 on piisav, jäta see meelde, 1 on piisav. Nii. Ja 3. asi, kui sa tahad võimalikult kaua, võimalikult tervena, võimalikult heas vaimses tervises elada, olla 90+, 100+, siis on teaduslikult tõestatud, et need vanemaealised inimesed, kes mängivad reketspordialasid, elavad 5 aastat oma eakaaslastest kauem ja see on nüüd koht, mida peaks rohkem uurima, aga tundub hästi loogiline. Reketspordis sul peab olema väga hea koordinatsioon ja vanemaealistel number 1 asi, mis hakkab tegelikult langema, number 1 on võimsus ehk siis impulss ehk siis see power nagu see plahvatus. Ja number 2 on tasakaal ja koordinatsioon. Ja tasakaal ja koordinatsioon tuleb siit väikeajust, ehk siis siin kuklas olevast väiksest väikeajust. Ja kui tasakaal ja koordinatsioon läheb ära, siis ilmselgelt inimesed jäävad pigem toakesksemateks, nad ei liigu nii palju ringi. Meil on halb orienteerumine,
sõnad lähevad sassi. Seega need inimesed, kes teevad reket spordialasid, neil peab olema väga hea koordinatsioon. Neil samal ajal on ka tugevust rohkem, sest et näiteks padel või lauatennis või tennis, sa istud pigem natukene all ja sa oled kogu aeg reite peal ja siis sul on käes samal ajal kogu aeg tugevus. Seljalihased, rinnalihased, kõhupõikilihased teevad kogu aeg tööd. See, kes tundub hästi loogiline, et sul on kiirust vaja seal, sul on impulssi vaja ja sul on tugevat koordinatsiooni ja tasakaalu vaja. No nii, tuleb see reket ikka uuesti kätte võtta, ei ole siin midagi. Et ülilahe ja siin Kristi kirjutas ka, et milline kergendus, et see ATH tegelikult viib meid edasi ja ma arvan, et paljud asjad elus on nii, et me võime võtta seda nagu vabandusena, et okei, mul ongi see diagnoos või mul ongi see asi või siis tuleb Elina ja ütleb, et vaat, see on sinu kõige suurem edukuse võti, et sul on see ATH ka veel lisaks ja meil kõigil on. Ehk siis ja kuidas sellega tegeleda pigem on, kuidas seda enda kasuks ära kasutada, on ju. ATH-kad on need, kes on progressiivsed, kes tahavad katsetada uusi asju, kes ei ole valmis olema ühel töökohal 30-50 aastat jutti. Ja nüüd, kui me mõtleme, et kuidas me sellega toime tuleme, jah, siis seal on omad nüansid, on ju. Kes võtab ravimeid, kes kasutab kehalist aktiivsust selleks, et maandada enda üleliigset energiat. Ott Kiivikas on ju, meie hea tuttav on ju, ütles ka, et tal on lihtsalt nii palju energiat, et ta peab kogu aeg millegagi tegelema, on ju. Juba selle pealt võiks psühhiaatrid panna, ATH, hakka ravimeid võtma, on ju. Inimene tuleb väga hästi toime endaga, sest et ta leiab kogu aeg väljundeid, on ju. Nii et ärme jääme siis sinna nagu nurka istuma ja nutma, et meil on see või teine või minu lapsel on see või teine, vaid okei, mul on nii palju energiat, kuhu ma rakendan selle. Ülilahe. Elina, täiega võiks jäädagi rääkima ja minul on võimalus ära kasutada Elina teadmisi veel tükk aega, sest meile ootab üks pikem sõit koos ees varsti, mis on väga lahe ja ma olen väga elevil. Aga on paar küsimust, mis ma ikkagi tahan ära küsida, et ma ikkagi ei saa jätta küsimata ühte küsimust, kuigi me oleme ajast üle ja ma enne küsisin Elina käest, kas tal on okei, kui me lähme ajast üle, sest ma teadsin, et see tuleb nii hea siin kõik, et me kindlasti lähme ajast üle. Aga ma ikkagi tahaks teada, et kui me rääkisime siin sellest vaimsest tervisest ja füüsilisest, et mis on need asjad, mida sina nagu konkreetselt teed ise, et sa teed erinevaid näiteid, mida saab kõike teha, aga mida sina teed, et hoida siis enda sellist, ma saan aru, et sa mürad lastega palju ja ma ka sinu sellest Instagrami kontost olen saanud väga palju inspiratsiooni, ka lähen trepist üles, teen ühe küki ka veel peale kodus ja lähen kiire tempoga, ütlen lastele ka, näed, emme teeb trenni praegu, lähen üles riiete järgi, et kindlasti soovitan jälgida, et Elina annab mega lahedaid ja humoorikaid nippe seal, aga ka selle vaimse tervise osas, et kas sulle nagu piisab sellest, et sa lihtsalt kogu aeg oled nii-öelda liikumises, sest ma näen, et sa oled nagu vaimselt nii heas kohas, et iga kord, kui me räägime, et või sa teed veel midagi ekstra, et hoida ennast nagu tasakaalus, sest sul on ju ka, sul on kõik need Eduakadeemia, enda ettevõtted, on ju, lapsed, mees, kodu, et seda on nagu väga palju, mis sul tegelikult on ja samas sa oled nagu zen kogu aeg. Kuidas sa seda teed? Okei, esimene boomer on see, et ei ole kogu aeg zen. Minu lapsed ja minu mees näevad, et kindlasti ei ole üldse zen. Ja seda rohkem ma tahan oma lastele seda ka nagu tuua, et on okei olla mitte zen. Ja minul on see, et mulle meeldib lava ja siis ma olen nagu powerhouse. Ja minu maandus on üksi olemine. Ma lihtsalt üle kõige armastan omaette olekut ja sellist maandust ja lihtsalt mitte kellegagi suhtlemist. Minu töö enamasti on klientidega suhtlemine hästi palju kogu aeg. Ja mulle väga meeldib lihtsalt olla iseendaga ja oma mõtetega. No nagu öeldakse, et hea inimesega või targa inimesega on ikka ja suhelda, on ju. Psühhiaatria kliinikute esipatsientide esilause nagu. Mulle meeldib iseendaga rääkida ja siis sa tead, et Raja tänav ootab sind, aga olgu.
Enamasti tegelikult on kehaline aktiivsus see asi, mis mulle meeldib ja mis mind maandab ja mis mind ka tõstab samal ajal. Seega kui ma tunnen, et ma olen ärev, kui ma ei suuda praegusest probleemi kohast välja mõelda lahendust, sest sa ei suuda kunagi probleemi kohast välja mõelda lahendust, siis ma lähen jalutama või jooksma. Eriti hea, kui ma teen jalutamist ja jooksmist tsükliliselt, 5 minutit kõnnid, 3 minutit jooksed või vastupidi, kuidas sul võhma on. Ja see lihtsalt maandab mind niimoodi, et mingi hetk ma tiirlen oma mõtetes, kuni tekib vaikus. Kuni lihtsalt hakkab vaikusest tekkima lahendused. Seega ma kasutan enamasti iga asja puhuks kehalist aktiivsust, kui ma tunnen, et ma olen ärev, kui ma tunnen alati enne igat koosolekut, ma käin jalutamas. Eriti hea kui õues, aga ma olen ostnud endale ka jooksulindi koju. Siis vahepeal teen ka Zoomi koosolekuid jooksulindi peal ja see on mu laste lemmikatribuutika. Alati iga päev tund aega jooksulind käib, nagu alati. Nii, ja siis enamasti on need praktikad on üksi olemine, kirjutamine välja, oma mõtete kirjutamine välja ja tegelikult kehaline aktiivsus. Ka enne siia tulekut hommikul ma käisin jooksmas, ma jalutasin ja jooksin, siis ma tunnen, et mu mõtted lendavad paremini ja ma ei tea, mõtted, tsakrad on rohkem lahti või kuidagi jutt jookseb kergemini, ütleme ausalt. Kindlasti on seal ka mingisugune uuring teaduslikult tõestatud. Isegi siin on see kirjas kõik. Esiteks sinu loovus, sinu produktiivsus, sinu ideede väljamõtlemine asub prefrontaalkorteksis ehk siis frontaal ehk siis otsmikusagaras ja siin toimuvad lahendused. Ja kui sa oled stressis, kui sa oled pinges, siis on mandelkehad, mis on 2 väikest sellist munnsukest on siin paremal vasakul pool. Need tekitavad stressi ja ärevust. Stressi ja ärevus on sellised põhimõtteliselt, kujutame ette, et me oleme lennukis ja tekib õhuauk. Siis need stress ja ärevus, ehk siis mandelkehad, annavad kohe meile täiega Ferrari gaasi. Me sureme ära, kas sul on testament tehtud, sul lapsed jäävad ilma emata, kogu jutt. Ja siis on meil see maandus prefrontaalkorteks, mis paneb stoppi. Mis paneb stoppi, ütleb, kuule, see on väike õhuaugukene, ole nüüd. Koheselt on kõik hästi ja tema maandab. ATH-katel, väga depressiivsetel, väga ärevatel ja ütleme siis paanikahoogude all kannatavatel inimestel on see sellises korrelatsioonis, et see stressireaktsioon on nagu Ferrari gaas ja prefrontaalkorteks on nagu jalgrattapidurid. Seega sa ei suuda ära pidurdada Ferrari gaasi. Seega siis see paanika tekibki sellest, et see mõte viib sind paanikani. Nüüd kehaline aktiivsus tekitab selle, et kui ma lähen liikuma, eriti aeroobset treeningut tegema, siis ta viib enne kõike rohkem verd siia prefrontaalkorteksisse, mis tähendab, et ta annab hoogu pidurdusmehhanismile. Seega stress ja ärevus vähenevad ja need juhteteed saavad kiiremaks ja paksemaks. Seega iga kord, kui nüüd, mida regulaarsemalt ja mida pikemalt sa seda nii-öelda trenni või liikumist teed, seda kiiremini toimub see efekt. Et järgmine kord, kui sa oled kuskil autoavariis näiteks ja tekiks stressireaktsioon, siis hästi kiiresti võtab see prefrontaalkorteks sul üle ja ütleb, okei, stopp, nii, me ei paanitse, vaid me võtame asja nüüd, mis juhtus. Teeme nüüd selle. Et siis läbi kehalise aktiivsuse ka ravitakse paanikahoogusid, sest et paanikahoog on täpselt samasugune tunne kehas, pulss tõuseb täpselt samamoodi nagu kehalise aktiivsuse korral. Südamerütm, siis nagu kiireneb, hingamine muutub pinnapealsemaks, aga seal on 2 erinevust. Üks erinevus on see, et endorfiinid ehk siis õnnehormooni tunded tekivad ja pärast seda sinu immuunsüsteem boostib ennast palju rohkem. Seega nüüd hakatakse kasutama seda, et kui 1 või 2 korda nädalas sa tõstad korraks oma pulsi hästi kõrgele läbi kehalise aktiivsuse, siis järgmine kord, kui keha oleks paanikahoogs valmis, siis ta hakkab mõtlema, oota, äkki see on hoopis kehaline aktiivsus, mul ei ole mõtet minna paanikasse. Ja niimoodi ravitakse paanikahoogude patsiente läbi kehalise aktiivsuse, nii et lõpuks neil enam ei ole paanikahoogusid. Oota, Annika, saad mute.
Nii, et ühesõnaga, kui see ettevõtja tema nüüd istub oma arvuti taga ja mõte on täiesti kokku jooksnud ja tundub, et mul trenniks küll absoluutselt mingit aega ei ole, et ma pean selle projektid kõik valmis saama ja siis tuleb veel ärevus ka peale, siis tegelikult kõige õigem on tõusta sealt arvuti tagant püsti, teha kuskil ümber kvartali väike jalutuskäik ja saab asjad projektid kiiremini tehtud, on ju? Jaa, sest see ongi minu näiteks kõige suurem ajahäkk on see, et ma lähen kõndima ja siis mul tulevad lahendused, mis tähendab, et kui ma enne istuksin tund aega selle probleemi otsas, rahulikult, väga mõnusalt istuksin tund aega probleemi otsas, ma ei suuda copywriting ut üldse teha, no lihtsalt sõnad ei jookse. Lähen pooleks tunniks jalutama ja mul on 15 minutiga tehtud. Seega ma hoiangi oma aega kokku, pluss kõik järgnevad asjad lähevad ka mängleva kergusega. Kõik tuleb. Kirjutan Annikale, kas sa tuleksid veebikale, ta kohe vastab järgmine, et jaa, tulen juba, kõik asjad kokku lepitud. Ja siis selles halvas enesetundes ma kirjutan selle meili, võib-olla tulevad typod sisse, saadan ära, lõpuks ise ei ole üldse rahul ja maailm on energia, see, mis sa välja peegeldad, seda sa tagasi saad, eks. Absoluutselt. Hästi, et te teaksite, et mul oli Elinale nii palju küsimusi veel ette valmistatud, et ma siin mõtlen, kas ma veel midagi küsin või ei küsi, aga hea küll, ma küsin siis praegu viimased küsimused ja siis teame, et Elinalt me peame veel pinnima igal võimalusel ja sobib, on ju. Aga ma tahtsin küsida siis seda, et kui me nüüd võtame selle ettevõtluse ja emaduse, et mis on sinu suurimad õppetunnid siis nende kahe ühendamisel olnud? Ma vaatasin neid küsimusi, mis sa enne saatsid, siis see on kõige raskem küsimus, millele vastata. Tuli ära. Tuli ära. Hoolimata, aega on üle juba. Ikka lood. Ja, tead, ma isegi nüüd arvaks, võib-olla see on praegu mul hästi teemas, perfektsusest lahti laskmine. Et lapsed on minu kõige suuremad õpetajad ja tegelikult lapsed olid palju varem enne, ka juba minu mõttemaailmas, kui oli ettevõtlus. Kohe sealt väiksest peale ma teadsin, et mina tahan saada emaks. Ja minu elu eesmärk oli saada emaks 2 või 3 lapsele. Ja kuidagi laste saamine on mind kõige rohkem kasvatanud, aus olema iseendaga ja siis aus olema nendega. Ja kui ma olen aus iseendaga, siis ma saan alles õpetada lastele, kuidas olla aus iseendaga ka nende suhtes siis nagu. Nii et jaa, lapsed on kõige suuremad õpetajad ja kui ettevõtlus siia kõrvale panna lihtsalt, siis sa ei saa midagi teha sellisest kohast, kus sa müüd midagi ebaausalt, kus sa oled ebaaus kaamera ees. Seega selline perfektsusest lahti laskmine, jah, ongi siin, ma ei tea, vistrik näo peal, lähen ikka laivi, eks ole, et ma lasen lahti mingitest mustritest, mingitest maskidest, lähen teen selle trenni video ära. Jah, poole peal viskab Zoom kinni, video on hägune, ikka postitan selle üles, sest see on minu alguspunkt. Ülilahe. See mulle sinu juures Elina hullult meeldib, see ehedus. See, et sa oledki nii, nagu sa oled ehedalt ja ei ürita olla kunagi keegi teine, et ülilahe. Aga mis on olnud sellised kõige väärtuslikumad ressursid sinu jaoks sellel teel, et kas on mõned raamatud, inimesed, kursused, mis on olnud kõige suuremad mõjutajad? Võib-olla ka on muutunud mingit kurssi mingil hetkel? Ja raamatud kindlasti. Mulle väga meeldib raamatud lugeda. Üks esimesi siis oli Kõik on väljamõeldav, Marie for Leopold, sest et ma kaotasin oma kaksikud esimesel trimestril. Või tähendab, läksin ultrahelisse ja siis esimese rasedusega kaksikud siis surid. Ja see pani mind tegelikult enesearengu teele. Tänu sellele, et mul oli selline sündmus, siis ma hakkasin aru saama, mida ma oma elult soovin, mida ma elule välja saadan ja kuidas päriselt kõik on väljamõeldav. Nii et see raamat kindlasti ja siis need sündmused. Siis sealt tuli minu ellu Eduakadeemia, kes lihtsalt lükkas mind ettevõtluse ja enesearengu teele. Ja tänu Eduakadeemiale ma olen kohanud nii palju ägedaid inimesi, nagu Annika ja nagu meie mastermindi grupp on näiteks ja lihtsalt kõiki neid inimesi, keda ma olen saanud intervjueerida läbi selle 4 aasta. Ja lihtsalt
jah, tegelikult need inimesed on ikkagi kõige suurem boonus. Ka minu abikaasa, kes on olnud kohati see inimene, kes kindlasti on mind nagu mingil määral sütitanud ja samal ajal kogu aeg ka tõmmanud alla, et kuule, tegelikult see palgatöö oleks ikka palju mõnusam. Me teaksime täpselt, kui palju me teeniksime ja kuule, aga teistel on nii, see on nüüd nädalavahetuseks, nüüd lähed ära. Siis ma lihtsalt raiun oma asja ja ma näitan, kui õnnelik ma olen selle juures. Ja nüüd ta on selles faasis, kus ta ütleb, mul on kopp ees oma elust. Noh, mitte elust, või mul on kopp ees oma tööst. Ma tahan ettevõtjaks hakata. Siis ma mingi, huvitav, kes selle küll tegi, eks. Et see on nagu äge, kuidas inimesed meie elus tegelikult on kogu aeg meid suunamas ühte või teistpidi. Et inimesed, raamatud ja see teekond, mis iganes sul praegu käimas on, see ongi sinu kõige suurem õnnistus. Ja minuga. Ja. Nii et tegelikult me mõõtame inimesi väga palju enda ümber, enda eeskujuga, on ju. Et vahest tundub küll, et see ettevõtlustee on nagu on. Alati ei ole väga roosiline, aga lõpuks näed, isegi mehed tulevad palgatöölt ära rääkimata lastest, kes siis ka ettevõtjatest emade kõrval tihti alustavad oma ettevõtlust suht varakult, mis on ka väga äge. Ja kolmas küsimus siia lõpetuseks, Elina, oleks mul selline, et mis on 3 sellist peamist soovitust kokkuvõtvalt, mis sa annad ühele ettevõtjast emale, kes siis üritab kogu selles virvarris hakkama saada ja veel väga edukalt ja ägedalt ja hästi? Esiteks tea, et sa teed juba piisavalt. Et sa ei pea midagi rohkemat tegema, sa ei pea ühtegi programmi rohkem ostma, sa ei pea ühtegi liikmelisust tegema, sul ei ole ühtegi jõusaali ega ühtegi sandpommi vaja, sul on kõik olemas siinsamas. Sul on sinu enda keha ja sul on lapsed, see on väga hea jõusaal. Number 2, vähem on rohkem, et proovi leida see hetk, sa tõused korraks püsti, teed ühe küki. Proovi leida see üks kätekõverduse hetk. Minu kõige parem allegooria, mida ma veel ei jõudnud jagada, on see, kui mitu minutit me peseme hommikuti ja õhtuti hambaid. 2 hommikul, 2 õhtul, ideaalis on ju. Aasta lõikes kumulatiivselt teeb see 24 tundi. Me peseme oma hambaid 24 tundi aasta lõikes. Annika, kui ma ütleks sulle 1. jaanuarist 30. detsembrini, mitte kordagi hambaid sa ei tohi pesta. Ja nüüd 31. detsember, vihu aga nii, kuidas saad, 24 tundi jutti. Alla selle sa ei tohi teha. Kas sa teeksid seda? Ei, sa ei teeks. Esiteks, see ei oleks tervislik, sest su email oleks nagunii juba selle ajaga lännu. Ja need riismed, mis oleks alles, see oleks väga valulik protsess. Aga me teeme seda kogu aeg oma kehaga läbi kehalise aktiivsuse. Me ei tee ja siis me lähme jõusaali ja siis me tõmbame, et alla tunni pole mõtet minna. Seega ei. Aga kas sa mäletad, kui raske oli seda harjumust oma lastele sisse harjutada? Kui kaua võttis aega, et nad haaraksid heas tundes selle hambaharja, mis nüüd täiskasvanutena on nii iseenesest mõistetav, et sa kuidagi ei kujutaks ette, et see läks ilma hammaste pesemata hommikul kuskile välja. Ja see võtab 2 minutit, see ei võta rohkem aega. Seega võtame kehalist aktiivsust kui meie elustiili osa ja tee see 1-2 kükki. Aasta lõikes see on 700 kükki. Versus sa teed 0. 1 kükk päevas. Sa võid seda samal ajal teha, kui sa pesed hambaid. Ehk siis minu veel üks häkk on see, et lingi see harjumus, mida sa tahad sooritada, mida sa tahad enda ellu võtta, juba harjumusega, mida sa nagunii teed. No hammastepesu on hea näide. Hammastepesu 2 minutit, tee päkkadele tõuse. 10 päkkadele tõusu samal ajal. Tehtud. Hea töö, Helina. On aeg hommiku, ma ei tea, kohv teha või tee teha või mis iganes muud. Tehtud. Seega vähem on rohkem. Ja siis viimaks on siis see, et proovi leida endale võimalusi, kuidas lastega koos liikuda. Sest meie oleme kõige suuremad eeskujud ja need lapsed kasvavad suureks. Jah. Ja võib-olla praegu sa oled täiesti unevõlas ja see on ka okei, et on mingid hetked elus. Ma täiesti tean, ma andsin oma teisele lapsele 2 aastat rinda
ja niikaua, kuni ma rinda andsin, siis ta ärkas iga öö vähemalt 2 korda öösel üles. Seega ma täitsa tean, mis tunne see on. Viimane asi, ma tahan öelda, et teadusartikkel on toonud ka selle välja, et isegi kui sa oled väga suures unevõlas, mis ei ole hea sinu tervisele, sinu ajule, sinu mõtlemisele, siis kehaline aktiivsus järgmisel päeval saab vähendada unevõla negatiivseid efekte sinu tervisele ja sinu elueale ja sinu haigustele nii-öelda. Ehk siis, kui sa liigud järgmisel päeval kas või 5, 10, 15 minutit pärast seda, kui sul on väga raske öö olnud, siis saab vähendada selle unepuuduse kahjulikke mõjusid oma organismile, oma vaimsele tervisele ja oma meeleolule. Vau, see oli küll mega häkk, sellepärast et mulle just loogika mingis mõttes ütleb vastupidi, et kui sa oled väsinud, et siis ei küta veel peale, et siis peaks ikka nagu rahulikult võtma ja puhkama, aga mega lahe ja teadmine ka, et emadel ju teine see tunne tekibki, et ma olen kogu aeg magamata ja väsinud ja siis ma ei saagi kuidagi sammu pidada teistega, sest ma olen juba jälle nagu mitte nii eelistuses, on ju. Ja muidugi, kui sul on võimalik magada, siis mine magama, mitte sporti tegema. Et see on nagu common sense minu jaoks, et kui sul ikkagi laps jääb magama, siis mine palun magama. Et ära siis mine midagi muud tegema. Et siis sinu tervise püramiidi kõige alumine plokk on uni. Kui su uni on lünklik, et siis see vundamendi plokk on olematu, siis me ei saa rääkida toitumisest, me ei saa rääkida kehalist aktiivsusest ega oma missioonitundest, ehk siis sellest, miks sa siin praegust ettevõtlust teed, on see kõige ülemine kolmnurk nii-öelda. Nii et siis, kui lapsed magavad, tuleb ise magada ja siis, kui lapsed on üleval, siis saame nendega koos liikuda. Jah, sest et kui sa mürad ja möllad nendega hommikul näiteks esimese asjana ära, siis on väga hea häkk, siis mingi hetk ütlevad, et emme, ma tahaks nüüd puhata, ma hakkan legodega mängima. Ja vot siis on see sinu koht, kus sa võtad selle läpaka rahuga lahti, hakkad oma asju tegema, kõik on õnnelikud, sest nad lihtsalt ei jaksa enam sinuga möllata. Ja see jällegi mulle tundub, et Helina muidugi on võib-olla next level selles möllamises. Ma olen neid videosid näinud küll ja ma arvan, et juba selleks tuleb ennast vormi saada, et niimoodi mürada lastega. Kutsuge mind siis enda lastega mürama, saan tulla. Super. Kuule, aitäh, Helina, see on nagu imeline ja raske on lõpetada seda, aga kuskilt peab nagu joone tõmbama, siis lihtsalt iga asi, mis sa ütled, mul tuleb veel 10 küsimust selle peale pähe, on ju, mida tahaks veel küsida. Aga teeme jätkulaivi. Just, teeme jätkulaivi, jätame midagi järgmiseks korraks ka. Aga kust nüüd inimesed saavad sind jälgida ja sinu tegemisi? Ja ma saan aru, et see ema-lapse treening praegu hetkel on väiksel pausil, aga on midagi muud, kus nad saaksid, kui nad tahavad veel. Ühesõnaga, räägi, kus sind leiab? Ja, mul on Facebooki grupp Liigu koos Helinaga, võid sinna tulla, ma jagan sinna, meil on mingi bingo praegu, liikumispingo käimas ja liikumismäng ja mulle meeldib mänge teha. Ehk siis, kus olen mina, seal on mängud. Seega kõik, kes tulid minu sünnipäevale ka, siis teadsid, et spordipäev, teema on spordipäev, on ju. Ehk siis mulle meeldib mänge teha. Nii et bingo, liikumispingo, tuled sinna, võid võita auhindu ja nii edasi. Ehk siis see grupp. Siis mul on üks füsioterapeut Helina Kalda lehekülg siis Facebookis. Seal ma nüüd nii überaktiivne ei ole, aga võid ikkagi panna väikse follow või like'i. Ja ma olen igal pool kättesaadav. Võid saata mulle meili, võid saata mulle chati. Ja Instagramis? Helina Kalda, jah. Helina Kalda. Ja sealt tuleb ka väga ägedat motivatsiooni. Ma räägin, mina olen sealt võtnud igasuguseid häkke juba üle. Peab jätkama siis seda reelside teemat. Ma olen praegu pausile pannud selle, nii et okei, siis jätkan. Ja, et see oli nagu põhjus Instagrami minna, et vaadata, kas selle tuleb mingi äge video Helinalt. Ja, nii lahe. Aga ma olen nii tänulik, Helina. Ma tean, et kõigi nende toimetustega sul on ju aeg on väga limiteeritud, et sa meie jaoks täna selle aja võtsid ja leidsid ja see, mis sa jagasid, see on lihtsalt nii silmi avav ja ma ütleks mulle täiesti elumuutev, et kõik häkid, mis ma siit kaasa täna võtan, et ülilahe ja ma kindlasti kuulen selle veel üle, et mul midagi kahe kõrva vahele ei jääks ja ma ausalt öelda mõtlesin, et ma lasen oma mehel ka kuulata kõike, mis sa rääkisid, et ma ei pea kõike talle siis ise hakkama
ümber jutustama. Nii et annan sellise sala accessi talle ka ja ütlen, et kuula läbi, mis Elina rääkis sellest sportimisest ja lastega spordi tegemisest. Et ma tõesti näen, kuidas see töötab ja kusjuures minu mees on öelnud, et tal on oma isaga väga-väga tugev side ja ta sõitis krossi. Ja just see, et nad käisid nagu koos neid krossi, isa käis kogu aeg kaasas, koos nendel krossi trennidel ja et see oli lihtsalt selline väga-väga ühendav asi ja praegu mu noorem poeg siis samamoodi sõidab krossi ja ta isegi kusjuures ei taha alati, et meie kaasa läheks, sest ta tunneb, et see ongi see tema ja isa nagu selline aeg, et ma näen täiesti, kuidas see töötab ja kuidas see tekitab neid sidemeid laste ja vanemate vahel eluks ajaks, lihtsalt see koos tegemine. Et ülilahe. Nii et aitäh sulle, armas Elina ja jääme siis ootama jätku laive ja paneme siia vaikselt tekivad küsimused kõik juba jooksvalt kirja ja jälgime siis Elinat Instas ja Facebookis igal pool, et siis ta innustaks meid ka neid kükke tegema rohkem. Te olete nüüd siis see tõuge, et ma pean uuesti hakkama Instagramis aktiivsemaks, ma saan aru. jah, no näed, et anname meiega Aitäh. selle kaasa, et jääme siis ootama. Nii et suur tänu, aitäh ja kohtume, näeme, et postitage siis kõik meie gruppi, kui äge see oli, et kes veel ei kuulanud, et see on selline must listen igale ettevõtja emale, ma usun, et te kõik nõustute. Ma panen ühe filmisoovituse teile ka Netflixi, et väga-väga soovitan sellist asja nagu How to live to 100. Me kõik ju tahame ikkagi võimalikult kaua siin maamuna peal võimalikult tervislikult elada ja see dokumentaalseeria siis rääkiski sellest, kuidas Blue Zone'ides inimesed elavad, kui palju nad liiguvad, kuidas nad söövad, mis on nende elu missioonid, kõik sellist asjad. Ehk siis see point on see, et me ei pea trenni tegema selleks, et võimalikult kaua, võimalikult heas füüsilises ja vaimses tervises olla, vaid lihtsalt see võiks olla elustiil. Aitäh, et kutsusite mind. Mul on nii hea meel. Aitäh teid siin kõiki nägemast. Nii toredad olete kõik. Aitäh. Näeme. Tšau.